Tere, mina olen Veronika ja nüüd räägin ma teile WordPressis asuvatest lehtedest, menüüst, rubriikidest ja postitustest. Mis vahe neil on? Lehed tulevad ilmsiks siin, menüüs. Pealehed, alamlehed, pealehed, alamlehed. Läheme töölauale. Töölaual on lehed siin, lisa uus. Lisame siia uue lehe, vaatame, mis juhtub. Leht. Paneme siia 3 punkti. Tasemed saabki siit vaadata. Nagu ennem nägite menüüst, juba siin on ülem- ja alamlehed olemas. Meie ei pane mingit taset, see jääb kõige siis esimeseks. Siin saab ka kuupäeva muuta, avaldamiskuupäeva, panna tulevikku. Tegelikult saab ka avaldamiskuupäeva minevikuks teha. Saad mustandina salvestada. Siin on ka võimalik valida, olenevalt siis teemast, mida sa kasutad, neid võimalusi on väga erinevaid. Sellel teemal siis on võimalik valida sellist asja, et postitus tuleks üle terve lehe ja tuleks seda kõrvalpaneeli, nii et siis see leht täidaks terve ekraani ära. Hea küll, teeme nüüd selle lehe valmis. Läheme jälle blogisse tagasi, ma teen väikse refreshi ja siin on siis näha leht. Nüüd on võimalik teha ka alamleht sellele lehele, mis me nüüd tegime. Paneme lisa uus. Alamleht. Ja siis paneme tasemeks leht. Avalda. Vaatame, mis juhtus. Siin on leht ja siin on alamleht. Nii palju siis lehtedest. Nüüd räägime edasi rubriikidest. Enne kui läheme postituste juurde. Rubriigid on meil siin välja toodud. Kristallil on oma rubriik, kus tema blogipostitused tulevad. Siis on meil ettevõtlusjooga rubriik, kus tulevad ettevõtlusjooga postitused. Minul on oma rubriik, kus tulevad minu postitused ning mul on ka Turunda nutikalt nippe veebiturundajale ja sotsiaalmeediast, kus siis sellekohased postitused ilmsiks tulevad. Igal postitusel sul on võimalik valida ka mitu rubriiki korraga, kus need ilmuda saavad. Läheme siis jälle töölauda. Postitused all sa leiad sellise koha nagu rubriigid. Ja minnes siia sa saad siis need rubriigid ka luua. Loome siia siis uue rubriigi, paneme selle nimeks test. Ülemlehte me ei tee, kuigi siis on võimalik eelnevaid rubriike kasutada selleks. Me teeme lihtsalt jälle uue rubriigi. Lisame nüüd uue postituse, sellepärast et uus rubriik ei tule enne nähtavale pealehel, kui seal postitust ei ole peal. Paneme siis siia test, postitus, nüüd ma ei oska rääkida ja kirjutada samal ajal test, postitus. Ja lisame ühe pildi, näiteks oleks huvitavam, pildi, siin sa saad ka pildi suurust valida, paneme siis kohe suure, niimoodi. Nüüd siis on võimalik valida rubriik, kus sa seda postitada tahad, seda postitust. Me paneme siis test ja paneme näiteks ka Turunda nutikalt alla. Sest valida võib mitu. Ja kuna mina siin blogin ka, paneme siis minule ka veel. Niimoodi avaldame nüüd. Suurepärane. Teeme jälle väikse refreshi. Ja vaatame, kus see postitus nüüd on. Esiteks postitus tuleb, meil on siin pandud blogipostitused kõige vaikimisi kohe kõige esimeseks esilehele. Siis see testpostitus tuli nähtavale siin. Ja samas on siin ka see rubriik nüüd näha test. Ja testrubriigi all on see postitus täpselt samamoodi näha. Läheme Veronika blogi rubriigi alla. Ja on see postitus ka siin näha. Samuti on siin näha minu eelmised postitused. Nüüd siis on selge, mis vahe on lehtedel, postitustel ja rubriikidel. Lehed, postitused, rubriigid. Aitäh kuulamast!